stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Nii see taas on. Augustikuu esimene külaskäik Heimar stuudios on 3. kuupäev, hommikune aeg nagu ikka ja aasta on 2026. Millised on siis arengud Eestis ja laias maailmas? Hakkame kohe kuulama põhjalikku ülevaadet ja raportit, nii et Heimar, ole lahke. No aitäh sõnaõiguse eest, aitäh sõnaõiguse eest, et saab rääkida veel vabalt selles raadiojaamas, oma mõtteid avaldada. Ja kõigepealt ma arvan, et tuleks ikkagi niimoodi ahetada või käsi kokku lüüa, et juba august on käes. No see on ikka kohutavalt kiirelt läinud suvi. Millal me siin istusime veel talvejopega tulin siia. Nüüd saime natuke siis ka pool riidest lahti paljaste käevartega joosta mööda linna ja siia tulla ja nüüd näeme, et august on käes ja kohe paistab september. Aga lisame veel juurde, kell on 8 ka, eks ju, siis 3. augustil 26 aastal. Kell 8 hommikul oleme siin ja alustaks peale, võib-olla ma mõtlesin siin, kui täna siia tulin, et küsiks siis kuulajate käest ja muidugi ka minu selle raadiojaama bossi käest Meelis, et ütle mulle, kuidas sulle tundub, mis arengus Eesti praegu on, kui võtta näiteks 5-pallise süsteemis? Mis hinda sa paneksid? No ütleme üldine seisund, rahva mõtlemine ja meeleolu ja kõik kokku panna, kui nüüd see suve tõusev meeleolu tuleb kõrvale lükata, aga üldiselt hinges. See on täitsa 2 otsaga asi, sellepärast et kõik räägivad ümberringi, kui kalliks ja viletsaks on elu läinud, mitte midagi jõua teha, aga samas kui käid kas või mingisugusel suurel suveüritusel, siis neid tuhandeid ja masse, kes seal ringi liiguvad kallite piletitega, ostavad veel kallemaid sööke, tarbivad igasuguseid atraktsioone, siis vaatad, et elu on nagu lill, et ega ma täpselt aru ei saagi, mis seis siis on. Järelikult on ikkagi tõesti olemas 2 Eestit, et üks vireleb viletsuses ja teine võib endale sisuliselt kõike lubada. No sa oled tõele üsna lähedal, me täna räägime ka saates 2 Eestist veel, mis on alles jäänud, aga ma parandaksin neid suveüritusi on muidugi väga palju ja see on tubli, et neid tehakse ja rahvas saab kokku oma lemmiknäitlejatega ja nii edasi, aga kuulasin eile statistikat, tuleb välja, et on ka rida üritusi ära jäänud, kuna pileteid ei osteta või publikut ei ole. On ka seda, aga ma ei taha muidugi öelda absoluutselt midagi niisugust, et nüüd oleks halb nende suveüritustega. See Kiidjärve Paskin ja need Tennossar ja mis siin on kõik olnud, Aada Lundberg ja need on ikka haruldased leiud, toovad kokku kohutava rahvamassi ja pileteid pole saada, ainult kõik välja müüdud. Muide ma võin öelda seda, kallis põlvarahvas, kes sel aastal Paskini juurde jõudnud, piletid järgmiseks aastaks on müügil. Eile ma vaatasin. Seda küll on, jah, osid ära siis või? Ma ei julge siin kõva häälega välja öelda, aga ma ütlen seda, esimese rea pilet maksab 136 eurot. No, varem oli 110 või? Nüüd on 136, ma ei tea, mis varem oli. See siis esimeses reas pead istuma just. Ei, ma lihtsalt vaatasin. Tahad lavale minna vahepeal? Ei, aga tagant ei näe ju. Näeb ikka. No, sa ei ole taga istunud, sa ei tea lihtsalt, et näeb igalt poolt. Jah, seda ka võib-olla pole taga istunud, ma ei julge minna, see kukub alla äkki see. No, sa... Niisugusi argpükse ei olegi vaja suveüritustel lasta üldsegi. Seepärast ma ei jõudnudki selle aasta. No, ei saanudki, ma nii tahtsin minna, aga näed. Tegelikult on niimoodi, kui esimeses reas istud, võib see kaadervärk sulle sealt tagant selga kukkuda. Aga see on ikkagi lihtsam, kui ülevalt alla prantsatada. No, võib-olla. Aga see selleks, aga need etendused on väga toredad olnud ja mul ikka see Tennossar esimesed on väga hästi meeles. Aga üle kõige, mis mul meelde on jäänud, oli siis juba, no nüüd vist juba oma 15 aastat tagasi, kui oli see esimene, siin kandis üks esimesi vabaõhuetendusi oli see Leevaku elektrijaamas. Ma ei mäleta, kuidas ta nimi oligi, elektrijaam või midagi taolist. See oli siis Juhan Smuuli Järvesuu poiste brigaadi lugu ja ma siiamaani kahetsen, seal istus ka see brigadiir veel elus ja ma ei teinud temaga intervjuud. Ojasoo on tema nimi, ta on poeemis sisse kirjutatud ja ma pärast seda võtsin kohe, pärast seda lavastust, ta nii mõjus mulle, võtsin kohe selle poeemi kätte ja ta on nii südamlikult kirjutatud, kuidas noored tulid Leevakule ja et elektrit on tarvis aga ma selle Ojasoo käest küsisin pärast etendusse, kuidas meeldis siis.
kahjuks ma ei pannud magnetofoni käima. Ta ütles, et meeldis küll, aga joomist on palju rohkem, kui meie ajal oli. Nad on sisse toonud lavastusse. Liiga palju joomist. See tal hakkas vastu. Aga praegu ongi, ikka peab olema neid kärakamehi kõvasti igas lavastuses, eks ju, ja muidu ei saa ju. Naised ja viin ja kõik see peab olema. Püssipaugud ka ikka siin olnud. Aga tuleks nüüd konkreetselt tänase päeva juurde. Mina hommikul alati vara kuulan või tõusen siis, kui ma siia saatesse tulen ja kuulan või heidan pilgu portaalide peale ja kuulan siis Eesti raadiojaamu, mis nad räägivad. Ja kui ma võtan nüüd 3 uudis, mis ma täna hommikul lugesin, siis on niimoodi, et ajab täitsa kõheduse. Kõhedus tuleb sisse. Sa rääkisid siin hindadest. Täna on pikk intervjuu, üks juhtiv kaubandustöötaja Selveri võrgust. Ma ei kirjutanud ta nime üles, naisterahvas, kes juhib seda asja, ütleb, et ostja jahib ainult kollaseid silte. No mitte ainult, aga põhiliselt. Ja kui varem oli hinnaalandusi tehti kusagil 35% kaupadele, siis nüüd pärast seda, kui elekter ja kõik läks tänu nende Euroliidu sanktsioonidele läks tooraine kalliks, siis nüüd on 50% kaupadest käib läbi alla hindudest. Pooled hinnatakse alla. Aeg-ajalt tähendab muidugi mitte korraga kõik. Et see protsent näitab ju ise, et olukord on üsna. Ja nüüd, mis mind täitsa jahmatas täna hommikul, see peaks tulema nüüd vist trükiajakirjandusse ka, tuli välja nüüd, et õpetajad käivad suvel koolides, teip ja liim ja liimipinsel on kaasas ja käivad parandamas õpikuid, nühkima prahist puhtaks, värvima üle mõned soditud kohad ja teibiga parandada, et kaaned ära ei lenda. Need antakse lastele nüüd kätte, sest uutele õpikutele Eestis enam raha ei ole. Sa kujutate Eestimaa, kes oli üks esimesi, kes luges ajalehti Euroopas. Nüüd ei ole tal raha õpikute jaoks. Ma tahtmatult meenutasin oma kooli aega nõukogude ajal Tallinna 10. keskkoolis, praegune Nõmme gümnaasium, eliitkool oli. Seal mul on meeles, kuidas me siis augustikuus läksime ja siis, kui kutsuti kooli, siis Virnade viis olid need värsked õpikud, nad olid nii ilusad ja see lõhn oli üle kooli, klassid olid seda värske raamatu lõhna täis. Ja kõik sai oldud ja need anti kõik ilma rahata lastevanematele ja lastele kätte. Tulge ainult hakake õppima. Ja nüüd me peame lappima. Mul tuli meelde, see oli vist Eesti kirjandusklassikas ka, kes sellest kirjutas, kas Luts või Kitsberg või kuidas moodi neid vanade õpikutega koolis käidi. Mul ei tule praegu mõned teosed meelde, aga sellest on jutt olnud ja mõnel pool üldse õpikuid, eks ju, ja nii edasi. Et me oleme jõudnud siis nii kaugele, et me hakkame õpikuid peame taastama vanema õpikuid. Mõtle, selle lapsel on ju hoopis teine tunne, kui ta võtab kätte vana mingi nõustiku, eks ju. Muidugi, need nurgad ära murdunud ja lehed võib olla seal täis kirjutatud. Aga see on tänane Eesti. Mina mäletan küll, et osa õpikuid olid siiski vanad ja kui kooliaasta läbi sai, sa pidid muist õpikuid tagasi viima kooli. Vaata, Meelis, sa elasid hoopis teisel ajal. Ma elasin siis, kui nõukogude ajal oli õitseng. 60-ndatel, 50-ndate lõpus ja siis oli riigi poolt kõik ju. Praegu keegi ei usu, et isegi sinu kanalisatsioon sinu majja toodi riigi kulul sisse, vesi toodi riigi kulul sisse, elektriliinid veati maataludesse riigi kulul sisse, telefon sinu laua peal oli riigi kulul ja gaasipliit, mis sul kodus oli ka Eesti gaasi omanduses. Sa olid lihtsalt kasutasid tasuta neid. Kui sa praegu seda räägid, keegi ei usu seda. Aga ma meenutan oma õpikute aega. Ja nüüd ma toon veel 3. uudise, mina loen ühte portaali, mille nimi on Meditsiiniuudised. See on tasuline portaal, seal arstid räägivad seal ja nüüd tuleb järsku, ma ei usu isegi seda sõnastust, milline üritus tuleb nüüd Eesti arstidel septembris. Ja ma loen nüüd ette, Eetikakomitee ja Eesti Arstide Liit korraldab septembri keskel konverentsi ja mille nimeks on, kuulame, mis tema nimeks on, ravi piiramise võimaluste otsimine. Tähendab, Arstide Liit otsib võimalusi, kuidas piirata patsientide ravimist, sest raha ei ole.
Vaat see on tänane Eesti. Ei usu, eks ju. Ta on ilusasti formuleeritud, see pealkiri, lased nagu silmaga üle, aga hakkad süvenema. Arstide liit, see on üle-eestiline organisatsioon, otsib võimalusi, kuidas piirata ravi. See tähendab seda, nagu me praegu teeme, et see perearsti juurest enam otse ei saagi, eriarsti juurde tuleb veel mingi komisjon läbi teha või mingi ankeet kirjutada valmis ja nii edasi. Et see on kohutav tegelikult, mis jällegi teistpidi toimib. Ja teistpidi vaatad tõepoolest kontserdi, need platsid on inimesi täis ja nii edasi. Aga nüüd ma tulen veel juurde ja ega kogu see saade kujunebki üheks selliseks, ma ütleksin, ei taha halvasti öelda, aga midagi head me ka saate jooksul ei saa eriti rääkida, sest me ei ole mõtetki neid häid asju välja otsida, neid iga inimene näeb ise, tunneb ise ja neid häid asju saavad Eestis tarbida ainult elanikkonna vähemik või väike osa, sellest kohe hakkame rääkima. Aga ma ütleksin veel ühe tsitaadi siia ette, jutumärkides tuleb nüüd, miskit on Eesti väärtusruumis väga katki läinud, kui me kõige nõrgemate ja haavatavamate inimeste eest enam ei seisa. Seda ütleb välja Astangu kutse rehabilitatsioonikeskuse juht Gert Valdaru, tema tegeleb nende inimestega, kes on siis puuetega ja maha jäänud oma arengus võib-olla ja nii edasi. Ja ta ütleb seda selle peale, et riik tahtis puuetega inimeste kojast ära võtta 22% rahatoetusest. Tähendab, me hoiame kokku nende kõige viletsamate pealt, kes hommikul võib-olla isegi omal jõul ei saa voodist välja ja tõmbame nendel neljandiku raha maha ja samal ajal maksame kõikidele preemiaid ja Tervisekassa jälle hakkab korraldama suuri suvepäevi. Tal on talvepäevad ka kindlasti. Suvepäevi ja jälle on sealt 10 000 eurod lähevad mängu. Ja niimoodi me näeme siin ja meil on Eestis 100 000 puuetega inimest. 100 000 puuetega inimest, 100 000 ringis. Lisaks sellele on veel kroonilise haiguse ja tervisepiiranguga inimesed umbes 25 000 ja pluss nende hooldajad. Ja nendele lisanduvad veel muidugi pereliikmed ja sugulased, kes elavad väga üle, kui nende suguvõsas on raske puudega inimene. Ja nüüd me tahame siis seda raha vähendada. Gert Valdaru kordas, miskit Eesti väärtusruumis on väga katki. Ja mina omalt poolt nüüd ütlen ka siia juurde, see pole enam jutumärkides, et ongi katki, sellepärast, et meie ühiskond on katki oma väärtushinnangute poolest. Meil ei ole paigas enam õiged väärtushinnangud, moraal, ellu suhtumine. Ja nüüd tuleb tsitaat. Meie kultuuriruumis pole enam selget ja üldtunnustatud arusaama, mida tähendavad sõnad au, kohus, kohusetunne, õiglus ja õigus. Tähtsad terminid tsivilisatsiooni püsima jäämiseks. Need sõnad kuuluvad meie majandusanalüütik ja mõtlejale, suurele mõtlejale minu meelest juba, Heido Vitsurile. Ja ta kirjutas Postimehes terve lehekülje, pikk artikkel, mul on ta siin laua peal, pealkirjaga mõelgem, kuidas keerulist perioodi rahvusena üle elada. Tähendab, tark mees muretseb selle eest, kas Eesti üldse elab üle selle praeguse suure majanduslanguse, mis paistab veel suuremaks minemat Euroopas ja kuidas sellest välja tulla. Ja ühe sõnaga ta ütleb niimoodi, et enne kui väärtused paika ei saa, kui me oma moraali paika ei saa, üksteist nii-öelda austama ja armastama ei saa. Siin tulevad sõnad veel vendlus ja kõik need teised sõnad, mis on siin ka piiblis ära toodud. Ja Vitsur ütleb, et kui me neid termineid ja seda tunnet paika ei saa, siis Eestil arengut ei ole. Ja me kohe kuulame siin natuke seda teemat laiendame ja võtame siin ühe helilõigu ka kohe välja ja kuulame, mida on siis
no mitte klassikud, Aristotelese kohta klassik ei saa öelda, need on ikkagi, no ma ei tea, ajaloo suurkujud, mida nemad on riigi ja rahva kohta arvanud. Ja tuleb välja, et kui me kuuleme Aristotelese või Platoni määranguid riigi kohta, selgub, et Eesti riigil polegi enam suurt arengut silmapiiril näha ei ole, sellepärast, et põhiõigustega, põhiterminitega on mindud vastuollu. Ja kuulame, see on lõik Luteri kiriku vaimuliku N. Auksmann, praegu ta teenib Ameerikas, tema kõnest ja see jutt tuleb, vaata, on olemas sõna voorused. Meelis, see on väga ilus sõna, voorused, no ega sa ka ei oska öelda mulle, mis asi on voorus, sa tead, mis on vooruse vöö tüdrukutel, eks ju. Aga voorus, mis asi on, raske öelda. Ma saan aru, et vastust ei tule. Aga ma ütlen sulle, voorus on ideaalide poole püüdlemine. Et sa tahad olla ideaalne inimene, aus, teise vastu sõbralik, mitte seal mingisugune petja ja liigkasuvõtja ja nii edasi. Ja Platonist peale, nüüd me kohe kuulame helilõiku, Platonist peale peetakse inimese põhivoorusteks tarkust, mõõdukust, vaprust, mehisust, õiglust ja õigemeelsust. Kui hakkame mõtlema, millised on meie riigimehed praegu, kes on meil, ma ei tea, õiglased, ma ei oska ühtegi tuua, kes on mehised, ma ei oska, no ma ei tea, võib-olla on mõni, kas on meil õiglast, mõõdukat riigijuhti, kes suudaks rahvaga rääkida. Kas me võime öelda praegu oma ministertest, võtame kõik ministerid ette ja võime öelda, et vaat see mees on tark mees, see on riigimees. Meil ei ole ju seda. Kuulame siis nüüd ühte lõiku, et siis järgnevas tekstis rohkem nii-öelda orienteeruda ja kuulame siis, mida N. Auksmann konverentsil õiglus kui kodaniku ühiskonna keskne voorus. See oli mõni aeg tagasi see konverents ja kuulame, mis ta ütleb siis, tark mees ütleb siis riigi ja riigivormide kohta. Õiged või õiglased riigivormid on kuningriiklus, aristokraatia ja vabariiklus või demokraatia, kreeka sõnast time, mis tähendab austus. Kõigis neis kätkevad eeldused, et siin võib edukalt taotleda ning teostada üldsuse heaolu. Kuningriikluses on üks isik, kuningas, oma voorustelt niivõrd üle muust rahvast, et ta on loomu poolest seatud valitsema. Ma toon siia kõrvale kohe need vastandvormid. Selle vastandiks oleks türannia, mille puhul teostab üksik isik oma piiramatut võimu, vaatamata sellele, kas ta seejuures vastab kõlbelise valitseja omadustele või mitte. Teiseks, aristokraatlik riik on säärane, kus valitsusvõim on voorusliku vähemuse käes, rõhk ikka sõnal vooruslik, kes on sündinud valitsejatena ning moodustavad seetõttu midagi pärusaadli taolist, aga võime ka öelda, kes on selleks ette valmistatud. Selle vastandiks oleks oligarhia, midagi, mida me seostame ühega oma naaberriikidest, aga mis ma kardan ei ole nii kaugel ka meie olukorrast. Oligarhia puhul on riigivõimu teostamine majandusliku ladviku käes, kellelt ei ole midagi head loota üldise heaolu kasuks. Oma isiklikke ning oma ringkonna ainelisi huvisid silmast pidades ei ole nad suutelised mõistma laiemate rahvahulkade vajadusi. Ja nüüd see vabariik või demokraatia, mis oleks õigem väljend, selleks nimetab Aristoteles sellist valitsemisviisi, milles võimu teostavad austusväärsed, väärikad ja vooruslikud kodanikud ja mille täiuslikuks kujuks on olukord, kus kõik kodanikud on vooruslikud ning vooruslikkuses enam-vähem võrdsed. Selle vastandiks on demokraatia. Ma loodan, et mind nüüd selle eest kuhugi vestlusele ei kutsuta. Demokraatia on Aristotelese järgi väheväärtusliku ning toore enamuse massi vägivalla valitsus, milles enam kuidagi ei saa kostuda ega kehtivusele pääseda arukuse, kaine ja vooruslik hääl. See on siis Aristotelese definitsioon või hinnang meie tänapäevale.
Valitsejaiks ja juhtideks peavad olema vaimuinimesed, filosoofid ehk siis tarkuse sõbrad, kuna nagu inimest peab ka riiki juhtima mõistus, see tähendab inimesed, kes on võimelised adekvaatselt tunnetama ning on ka vooruslikud. Nende peamiseks vooruseks on tarkus, Sofia, üks nendest kardinaalvoorustest. Vaat sellised targad sõnad, võib-olla me nende üle ei ole kaua aega enam mõelnudki, aga tundub, et Eesti on jõudnud sellisesse arengufaasi, kus me peaks hakkama minema tagasi ka põhitõdede ja filosoofide arvamuste juurde. Ja nagu me panime tähele, siin oli sõna timokraatia, siis demokraatia nõrga teega ja timokraatia tugeva teega ja I on teine. Ja see timokraatia on siis varakate ja jõukate valitsus. Ja kui me siia juurde toome ka veel oligarhia, siis me näeme, et Eestis ongi praegu ju tegelikult võim on kelle käes, on rikaste tööstusjuhtide, ärimeeste ja pankade käes. Muide, see on see, mille eest Vladimir Lenin hoiatas Euroopat ja Venemaad, et ei tekiks riigis finantsoligarhia, mis võib selle riigi hukutada. No me oleme sinna praegu enam-vähem jõudnud. Nii et pidagi meeles on olemas ka timokraatia, mitte ainult demokraatia. Ja need vanad mõtlejad, siis Platon ja Aristoteles ütlesid, et demokraatia polegi see väga hea vorm, sellepärast, et rahva see arvamus peab tulema esile, aga kuidas ta tuleb? Ja kui sa hakkad mõtlema, et rahvavõim on demokraatia, siis võtame praegus Eesti, kus on see rahvavõim? Meil ei ole rahval mingisugust võimu, meil on rahval ainult õigus käia paar korda valimistel. Presidenti ei saa valida, sinna me ei lubata, rahvas ei sobi, rahvas on rumal, valib vale mehe. Ja me saame ainult valida kohalikke vallajuhte ja siis Riigikogu liikmeid. Ja neid ka ei saa teha nii, nagu me tahame, sest e-valimised rikuvad ka selle ära. Nii et me oleme kaugel demokraatiast, tundub mulle. Ja Meelis, sa siin meenutasid esimest ja teist Eestit, et ühed elavad rikkalt, teised vähem rikkalt ja päris vaesuses paljud. Ja Heido Vitsur kirjutabki, ma nüüd toon tsitaadi. Tsitaat Heido Vitsurilt Postimehest. Juba aastakümneid tagasi hakkasid sotsiaalteadlased rääkima esimesest ja teisest Eestist. Ning ega need erinevad Eestid pole nüüdseks kuhugi kadunud, ütleb Vitsur. Ja jätkab. Aeg on muutnud nad vaid harjumuspäraseks. Vaata, Meelis, me oleme ära harjunud. On Eesti me ei pane tähele, aga see mees enam kaua tööle ei käi, ega meil ei tule mõttesse, et lähme aitame, äkki meil on üks tuttav, kelle kaudu ta saaks tööle või palga peale saaks. Et seda meil ei ole, me ei pane teist Eestit tähele ja esimene Eesti ei tea üldse, kuidas teine või kolmas Eesti elab. Ja nüüd Vitsur jätkab, ütleb niimoodi, et kui vaadata nüüd tulude jaotust Eestis, siis hakkab silma, et 10% kõige jõukama, aga neid on umbes 130 000 või vähem inimest, elu on hoopis teistsugune kui ülejäänutel. Ja isegi jõukuselt järgmine 130 000 inimese, ütleme see klass siis, nende käsutuses on kusagil 65% vähem raha kui esimesel detsiilil või esimesel sellel grupil, kes on kõige jõukamad. Nii et varanduslik vahe on kohutavalt suur, üle poole, eks ju, ja rääkimata nüüd Vitsur ütleb 130 000 kõige vaesemat inimest, kes saavad keskmiselt kuu jooksul kulutada 11 korda vähem raha, kui saavad rikkad kulutada. Ja pole siis ime, ütleb Vitsur, et suhtelise vaesuse määr Eestis on Euroopas kõrgemate seas. Ja ma jätkan veel nüüd siin Vitsuri tsiteerimist, ma teen seda veel mitu korda saate jooksul siin, ja ta ütleb niimoodi, jälle jutumärkides tsitaat. Saksa klassikalised filosoofid teadsid juba ammu enne Karl Marxi, et tuleb arvestada seda, et uhketes lossides mõeldakse teisiti kui hüttides elades. Ühesõnaga lossirahvas,
võtame Eesti klassika, võtame Tasu ja kus väga hästi Lodijärve lossi sisekliimat kirjeldati, kui hästi nemad elasid ja kuidas elasid siis vaesed mehed oma honnides või hüttides. Ja Vitsur ütleb edasi, eriti oluline on meeles pidada seda infoajastul, kus me praegu elame, sest elustandardi kogu rahvale seavad üles just need, kes on jõukamad. Ja on arusaadav, mida enam erinevad jõukamate ja jõukama rahva põhiosa võimalustest, mis on teistel, tähendab, tuleb välja, et hakkab tekkima terav konflikt. Ja see alamklass, võiks öelda, hakkab reageerima oma elule. Ta ei ole rahul sellega, kuidas tal elada antakse. Ja Vitsur ütleb, Ameerika teadlased näevad seda juba päris olevat mures selle üle. Ja samamoodi on mures Prantsuse ja Inglise juhid ja teadlased, et rahvas enam ei taha elada sellises ümbruskonnas, kus silmnähtavalt tema sissetulekut röövitakse, talle makstakse vähem ja ta peab elama viletsamat elu, kui elavad losside elanikud. Ja siin ta ütleb niimoodi, Vitsur, nüüd ma ei tsiteeri, aga ma jutustan ümber, et meil võib kujuneda lähiajal välja, see on nüüd tema mõte, lähiajal võib Eestis välja kujuneda rahva protesti meeleolu. No varem me pole sellest rääkinud, veekahurid on ostetud, seda ma tean ju mitu aastat tagasi, osteti mitu veekahurit, millega rahvast laiali ajada. Aga nüüd Vitsur toob juba selle mõtte sisse meile, et rahva protest võib laieneda ja välja kujuneda tõsiseks jõuks, sest rahva heaolu pidevalt langeb. Ja kuulame, sama teemat arutasid ka Anneli Ott, tema on siin Võru daam või Võru naisterahvas, Võru poliitik, Keskerakonna peasekretär praegu ja Riigikogu liige Lauri Laats. Kuulame, nad arutasid täpselt seda sama erinevate sissetulekute ja erineva siis elatustaseme küsimusi. No avalikkusele on praegu ju täiesti selgelt näidatud suund, et kõigepealt lugupeetud peaministri poolt, et tegelikult kõik teised on süüdi, kuidas see metafoor seal oli, et on üks selline 8 jalg, kes kõike segab, et nemad tahavad kõike hästi teha, jah, reiting on seal 11-12% peal, mis näitab seda, et Eesti inimesed, et ühiskond mõistab, et need soovid ei ole nagu olnud päris siirad või ei ole olnud seda tarkust Eestit juhtida niimoodi, et elu areneks paremuse poole. Ja me oleme varem ka siin tsiteerinud juba ökonomist ja pangategelast Raul Eametsa, kes ütles ju nüüd välja, et me ei ole mitte 5 rikkama riigi hulka teel, vaid 5 vaesema riigi hulka. Ja samal ajal siis tõi ajakirjanduspilti uuesti ka Andrus Ansipi, kes siis seletab meile, et tegelikult on inimesed ise süüdi, sest inimesed tahavad toetusi, suuremat pensioni ja plaksutavad, kui poliitikuid neid otsuseid teevad ja tegelikult selle pärast on majandus, jälle nende eelmiste valitsuste pärast on majandus sellises olukorras, et mis siis, et juba mitmed aastad Reformierakond on juhtiv erakond valitsuses, saab ikka veel lükata süüdistused kellegi kolmanda kaela ja nemad ainult siis tahavad teha häid otsuseid ja heas usus, et kõik läheb paremaks, aga kolistame siin ämbreid niimoodi, et oleme varsti 5 vaesema riigi hulgas. Ja tegelikult me tegime ühte küsitlust, kus nagu kõik erakonnad, nii ka Keskerakond praegu, töötab siis välja oma valimiste programmi Riigikogu valimisteks järgmisel aastal. Ja küsisime siis inimeste käest, eks ju, maksusüsteemi kohta, ka presidendivalimiste kohta, demograafiliste olukorra lahendamise kohta. Aga mida peab nagu ütlema on see, et mina esimest korda nägin sellist suurt huvi ja soovi kaasa rääkida, mis näitabki seda, et tegelikult inimesed näevad, et nüüd tuleb tegutseda, et see on nüüd see koht, kus tuleb kaasa rääkida ja poliitiku kohus ongi kõigepealt tegelikult ju inimesi kuulata ja nende käest saada seda sisendit, et kuhu poole peaks otsustega liikuma. Nii et mina nagu ütlen ka kogemuse kohta, et Keskerakonna poliitilised vaated sobivad inimestele väga hästi.
tahetakse. Nii et on olemas ikkagi lootus järgmise aasta märtsikuus, et tegelikult valija näitab praegusele valitsusele koha kätte. No selline lootus on olemas, loodame, et siis rahvas läheb valima ja ei vali e-valimisi, vaid valib ikkagi see sedeliga hääletamise endale valimiste päeval. Ja nüüd, kui tulla Vitsuri juurde tagasi, siis ta ütleb meile niimoodi, et nagu praegune Eesti allakäik, ega see pole maailmas midagi uudist, et seda palju kordi on ka varem toimunud ja ta toob jälle, kasutab nüüd antiikaega ja neid vanu ürikuid. Ta ütleb, et ega Rooma riik 2000 aastat tagasi ei hakanud sellepärast alla käima, et sisemajanduse kogutoodang või sõjaline jõud või tehnoloogiline tase oleks vähenenud. Ei, pigem vastupidi. Rooma allakäigu peamiseks põhjuseks on hakatud nüüd viimasel ajal eriti pärast uute uurimuste korraldamist pidama tõsiasja, et Rooma kodanikkond, tähendab siis elanikkond, kodanikkond, kaotas aega pidi võime ise ennast taas toota. Ja nüüd me oleme siis, kui me võrdleme praeguse Eestiga, siis me oleme hakanud jõudma umbes samasugusesse staadiumisse. Ja Vitsur ütleb, et sellise olukorra kujunemise üheks põhjuseks oli see, et tinglikult vabariigi lõpukümnendite vallutustega ja rikkuse kasvuga, üks osa inimesi sai väga rikkaks Rooma lõpu ajal, aga langesid sõjasaagist ilma jäänud kodanikud tasapidi ja tasapisi tähendab sotsiaal-majanduslikust konkurentsist välja. Ja ei loodud enam perekondi, sest nad ei suutnud neid perekondi ülal pidada. Tulemuseks oli aga see, et kodanikkond hakkas aegamööda vähenema ja sotsiaalselt alla käima. Vaadake, minu meelest on see väga lähedane olukord praegusele Eesti olukorrale, kus me siis oleme vaesuses, üks osa inimesi elab, perekondi ei looda nii palju, ideoloogia on ka selline, et ei peagi perekonda olema, ei pea olema seal enam isa mees ja naine oleks naisterahvas, kõik on pahupidi keeratud ja tähendab, ja perekonnad ei suuda ühiskonda jätkata. See on see suur küsimus, mis on tekkinud ka Eesti ette tõusnud, aga me sellega ei tegele ja sellest palju ei räägi. Ja rahvast pole eluga rahul ja nagu ütleb kirjanik Kivisildnik, toome tema ka saatesse, ta ütleb väga huvitavad sõnad, mis on tema enda nii-öelda välja mõeldud. Kivisilg ütleb, et on tulemas rasked ajad, rahvas hakkab ühinema, tekib revolutsiooniline situatsioon, sellepärast et vaesus ühendab inimesi. Vaata Meelis, vaesus ühendab inimesi. See on niisugune minu meelest esmakordne selline väljend, mis on lastud lüükvele ja ühinenud, inimesed saavad aga riigi režiimile, kui seda inimestele ei meeldi, saab see ohtlikuks kõik. Kuulame helilõiku ja nüüd tuleb 4 aastat tagasi tehtud Objektiivi saatest Välgatused. See on 4 aastat tagasi. Kuulame, mida siis Kivisildnik arvas ja rääkis seal juttu koos saatejuht Indrek Petersooga ja huvitav võrrelda, et 4 aastat tagasi me olime täpselt samasuguste mõtete juures, õigemini veel nad on praegu süvenenud, et revolutsiooniline situatsioon Eestis ei pruugigi kaugel olla, kui vaesed inimesed ühinevad omavahel. Me oleme seda näinud juba esimese Eesti Vabariigi ajal ja võib-olla oleme sunnitud kogema veel kord. Kuulame Kivisildniku saatest Välgatused. Tere taas, head Objektiivi vaatajad, Välgatused eetris. Seekord on stuudios külas kirjanik Kivisildnik, kodaniku nimega Sven Sildnik. Tere tulemast! Tere! Eile möödus 15 aastat sellest ajaloolisest päevast, kui Eesti pidi teadupärast jõudma Euroopa 5 rikkama riigi sekka. Kuidas meil läinud on? Liisa Kurta, elektriarved on 5 rikkama riigi tasemel, kõige muude asjadega ma ei ole nii kindel. Aga ma usun, et keegi ikkagi on rahul. Keegi on rahul. Keegi kindlasti uskus 15 aastat tagasi, keegi uskus veel 2 kuud tagasi, et võib-olla inimesed ei tahagi nii hästi, ei taha 5, kui seal on 500 rikkama hulgas on juba päris hea.
Euroopas ei ole nii palju riike. Mis tähendab, üldse ei ole nii palju riike, aga seda lihtsam on nagu leppida selle raske olukorraga, mis meil on. Aga kuidas võiks üldse iseloomustada seda praegust olukorda, mis meil Eestis on? Et elektrihinnad on laes, gaasihinnad, kütusehinnad, et midagi sellist ei ole ammu nähtud. See ongi seni olematult lootusrikas. Sest ega see mandunud süsteem muidu kokku ei varise, kui ta ennast ikkagi ise ei hävita. Ma ei jälgin huviga arenguid, ma arvan, et siin saab olema palju ohvreid, väga palju kannatusi, masendust ja õudust, aga võib-olla muutub. Niisama see asi ei saa muutuda. Inimestel, ma arvan, lihtsalt sellist võimekust olukorda analüüsida ei ole, aga kui elu on raske, nii et enam elada ei saa, siis võivad inimesed hakata mõtlema, siis nad võivad organiseeruda, nad võivad hakata tegutsema ja ma arvan, et praegu on ikkagi see hetk, ajalooline hetk käes, kus Eesti rahva lõhestamine hakkab lõppema, vaesus ühendab. Ja kui rahvas on ühendatud, kas või vaesuses, ega me saa seda vaesust hukka mõista. Sõda on ka raske asi, aga vabadussõdaga see võideti. Kui nüüd vaesusega võidetakse süvariik ja globalism ja laste kohitsemine, siis see on hea vaesus. Aitäh nende arvete eest. Aga praegu ei paista seda ühendamist veel küll kuskil, et ikka väga vähe on neid inimesi, kes siin midagi sisulist välja ütlevad. Neid, kes oma elektriarveid jagavad, jah, neid on, aga muus osas paistab ikka vaikus. Et inimene õpib ikkagi läbi kannatuste, mitte läbi abstraktse mõtlemise, mitte andmete analüüsi, mitte läbi lugemise ega erinevate infoallikate võrdlemise. Ei, seda ei tee keegi. Kuidas saaks üks normaalne Eesti inimene aru saada, mis tema ümber toimub? Milline on tema päev? Nii, kõigepealt ta magab 8 tundi. Kui paljudel on prohvetlikke unenägusid või selliseid selgelt nägelikke unenägusid, ma arvan, et väga vähestel. Peaaegu kellelgi ei ole. Siis ta läheb tööle. Mis ta tööl teeb? On lihtne tööline, tõstab planku 8 tundi, see on surm väsinud, läheb koju, hakkab vaatama telekat. Kui ta on Exceli tabeli inimene, siis ta teeb seda Exceli tabeli tööd ja selle vahepeal võib-olla siis vaatab Delfist mingisuguseid uudiseid, mis on valede propaganda, nii et sealt ta mingisugust tõest maailma pilti ei saa ja siis läheb koju, hakkab ka vaatama telekat. Tõenäoliselt joovad mõlemad teleka juurde, kas lahjat või kanget alkoholi ja jäävad siis magama. Vahepeal toovad lapsed trennist ära, käivad poes, võib-olla mõni käib kuskil ujumas, see sureb siis tervema lollina. Et ma ei näe võimalust, kuidas üks keskmine tavaline inimene saaks aru, mis tema ümber toimub. Ta on ju välja lülitatud tegelikkusest, ta elab mingisuguses teletöö ja unemullis. Aga kannatused ja õudus võib selle mulli hajutada. See on minu lootus. Elektriarve saabub, autot on vaja tankida ja elektri hinnatõus koos gaasi ja bensiini hinnatõusuga tegelikult ju kulmineeruvad üleüldises suures hinnatõusus ja inflatsioonis, mille lävel me oleme ja mille märke me juba tajume. Kui kauge see hüperinflatsioon on, ei oska öelda, aga kunagi peab see juhtuma ja mis juhtub pärast hüperinflatsiooni tavaliselt. Ega maailma kõige targemad inimesed ei ole midagi peale sõja ja revolutsiooni tavaliselt suutnud välja mõelda. Aga miks me oleme sellisesse olukorda üldse jõudnud? Seda ma tahaks ise ka teada, see on väga huvitav. Ilmselt kas rämedad juhtimisvead või sihipärased juhtimiskuriteod. 2 võimalust. Kas lolluse kuritegu? See on mudel. ja kui riik juhivad kas lollid või kurjategijad, igal juhul nad ei ole omal kohal. Minu meelest väga targad sõnad, kui riiki juhivad siis kurjategijad või siis pahatahtlikud inimesed ja ei saagi midagi loota. Ja praegu tundub, et umbes sinna kohta me oleme jõudnud. See oli siis, kujutagem ette või arvestagem sellega, et see lugu, mille praegu Kivisildnik koos Petersooga rääkisid, see oli tehtud 4 aastat tagasi, aastal 2022, kui alles algas Ukraina sõda ja oli veel suur hinnatõus tulemata, mida me praegu oleme nüüd siis tajunud. Nüüd on vahepeal ju ma ei tea, 10 hinnatõusu olnud. Aga rahvas on veel välja kannatanud, nii et ikkagi veel neid vaesaid inimesi pole lõplikult ühendatud, et meil Eestis siin mingisugust revolutsioonist praegu veel juttu olla ei saa. Aga nüüd tulemegi teema juurde, mida Vitsur oma artiklis räägib ja mille pärast ta muretseb ja ta toob jälle need numbrid, mida me isegi ka teame enam-vähem, aga ikkagi toob uuesti konkreetselt välja. Et ilma rahva juurde kasvuta Eesti rahval tulevikku ei ole. Aga tundub, et praegused valitsejad selle peale absoluutselt ei mõtle.
ametlikus, ütleme siis peavoolumeedias on isegi vähe sellest juttu olnud ja nagu ma siin lugesin, ma ei taha nimetada, meie väärikas, üks daam on väga väärikas rahvastikuteadlane, tema ütles, et mitte mingisugust hullu tulevikku Eestil ei ole, meil kõik läheb hästi ja rahvastik hakkab jälle suurenema ja nii edasi. No ma neid sõnu ei usu. Vitsur toob välja, 1990. aastal sündis Eestis 22 300 last. 22 300. Möödunud aastal 9200. Ja selle aasta 6 kuuga 4300 last. Kui 6 kuud juurde veel panna, siis tuleb välja 8600. Nii et oli 22 300 ja nüüd tuleb 8600. See on ju no igal kohutav allakäik. Ja see tähendab seda, et vaatamata nendele optimistlikule jutule, mida me aeg-ajalt kuuleme, et kõik läheb korda ja saab korda, olukord pole paranema hakanud ja on jätkanud halvenemist, paratamatult tuleb jälle, tekib küsimus, et kuidasmoodi nõukogude ajal oli rahvastiku juurdekasv enam-vähem normaalne, nüüd seda ei ole ja siin on veel juurde tulnud veel üks nüüd asi, ma küsin nüüd meie raadiobossi käest, Meelis Käho käest, et ütle mulle, mis asi on saanud veel viimastel aastatel Eesti perekonna ohuks, et ei ole puhtad Eesti perekondi. Kes on tulnud siia juurde, kes segavad puhast Eesti perekonna kujunemist? Sa vihjad ukrainlastele või? Ma vihjan täpselt. Aha, no võt. No neid juhuseid ma olen siin samas Lõuna-Eestis kuulnud terve rida juhuseid juba, kuidas moodi Ukraina naised meeldivad, võrgutavad Eesti maamehe ära, ta pole neid varem näinud, Eesti naine on töökas ja igavam, võib-olla ei ole nii romantiline, nagu on seal lõuna pool rahvad, Ukraina tütarlaps on ilus, kena, vormikas, laulab, teeb tööd ka veel, mis siis veel vaja. No mis tu siis hullem on kui see, et Aafrika mees Eesti naise ära võrgutab? No aga täpselt niimoodi. Ja nüüd oli jutt, et võib-olla numbrina Eesti rahvastik ei olegi nii vähenenud kokkuvõttes, eks ju, aga eestlasi on vähe. Selles on see küsimus ju. Sellist rehnungid sa siis pead silmas või? Ma vaatan, kui ma vitsurid loen, siis tuleb seda igal juhul arvestada, sellepärast, et Eesti rahva tulevik on absoluutselt ohus. Muidugi ma pole originaalne sellest, me räägime ikka ju, aga ametlikult riik pole seda nagu tunnustanud või tunnistanud seda olukorda, et siin tuleks midagi kiiresti ette võtta. Ja nüüd me jõuame ühe teema juurde, millest meie ka sinuga Meelis oleme varem rääkinud. Ja see on siis üks põhjus, mis pärast ei ole perekondadel seda nii suurt arengut nagu riigi taastootmiseks või riigi kestmiseks vaja oleks. Ja siin tuleb, Vitsur ütleb niimoodi, et kiireid struktuurseid reforme, nagu ka maksureformi, on vaja kindlasti teha juba lähiaastatel, rääkimata kusagil 30-aastasest perspektiivist. Meil on kiiresti tarvis teha suuri reforme, sest pensione, sotsiaalhoolekannet, tervishoidu ja haridust enam pole võimalik arendada või isegi säilitada praeguste majandussidemete alusel. Tähendab, praegused maksureformid ja kõik muu ei luba meil enam seda teha. Ja kui täna moodustavad meie tööjõust, ütleb Vitsur, kandva osa või põhiliselt on tööturul need, kes sündisid enne 1990. aastat, see põlvkond, siis lähiaastatel kaovad nad minevikku. Ja meil jäävad nüüd uued põlvkonnad, mis on erakordselt väikesed. Ja ei ole ka sellised töölembelised, nagu vanem seltskond veel praegu, kes siis 90-ndatel sündis. Ja mida teha, seda ei tea. Ja nüüd ongi, et meil hakkab välja kujunema olukord, nagu on Koreas, Lõuna-Koreas tähendab, Itaalias, Hispaanias ja teistes riikides, kus
nüüd tuleb see põhi, mida mina olen rõhutanud, nendes riikides ja Eestis on ka põhiraskuseks või ütleme põhitakistuseks, miks õnnelik noorte perekond ei saa tekkida, ütleb ka nüüd Vitsur välja tõe, kättesaamatult kõrge eluruumi hind. Noored inimesed ei saa endale kodu ja kui sul kodu ei ole, siis ei tule sul ka mingisugust perekonna õnne. Kui sa pead elama seal kas ema-isa juures või kellegi seal korteris tuttavate juures, aga sa oma eluaset osta ei saa. Kahjuks kapitalism on selle süsteemi välja töötanud ja väga ütleme niimoodi inimvaenulikult, et see noor pere, kui ta siis saab selle laenugi kätte, siis 30 aastat maksab teda, aga selle laenu ajal ta erakordselt on vastuvõetav igasugustele muutustele, sest kui tal homme kaob töökoht ära või midagi muutub riigi poliitikas, tal raha sissetulekut ei ole, aga maksta tuleb korteri eest ikka ja nii sa võid korterist ilma jääda ja perekond läheb lõhki nagunii. Et vaat see on nüüd üks põhiline probleem, mida ka Vitsur praegu põhjendab ja ütleme, mida Vitsur esile toob, kui ei ole kodu, siis ei tule ka perekonda. Tuleb jälle, ma juba 3. korda võrdlen oma noorusaega, seda aega tuleb nimetada nõukogude ajaks, kui sa said riigi käest korteri, oli raske saada, selle vastu ma ei vaidle, said korteri, aga sul ei olnud muret. Kui me praegu saaksime ka ehitada üürikorteritega maju, niimoodi, et neid jätkuks kõigile, et täna näiteks seal Peeter ja Aino või kuidas tüdruku nimi on, abielluvad, nendel hakkab laps juba tulema, aga nad võivad homme minna üürikorterisse, maksta esimese sissemaksu ära, mitte sissemaks ostmiseks, vaid lihtsalt elamis ja need kommunaalkulud ära maksta ja tal ei ole mitte üürileping selle korteri omanikuga, riigiga või kohaliku omavalitsusega, vaid lihtsalt talle antakse seda korterit kasutada piiramatuks ajaks ja õigusega seda korteri kasutamise õigust pärandada ka oma lastele ja nii edasi. Et inimene võib rahulikult elada üürikorteris ja õnn tuleb õuele, sellepärast, et perekonnal ei ole neid pangalaenude koormat kaelas. Ja aeg oleks nendest asjadest tõsiselt rääkida. Eesti riik suudaks käivitada korterituru, aga siia, õigemini mitte korterituru, vaid siis nimetame nad üürikorteriks, kuigi nad tegelikult on niimoodi, antakse noorele perele vallata see korter, valdamisõigus on. Ja kui me seda tegema ei hakka, siis me läheneme, nagu ütleb Mart Helme, katastroofile. Kuulame, mida Riigikogu saalis ütles praeguse olukorra kohta, siis EKRE esimehe asetäitja Riigikogu liige Mart Helme. Et see kõik on lihtsalt katastroof. See riik on pandud Reformierakonna poolt ja loomulikult nende satelliit, ajutine satelliit Eesti 200 poolt sõna otseses mõttes hävingu kursile, väljasuremise kursile. Meil on ju ka demograafiline kollaps tänu sellele suurepärasele valitsemisele, mida meil siin on Reformierakonna juhtimisel viljeletud. Meil on demograafiline kollaps, meil on majanduslik kollaps, meil on sotsiaalne kollaps, meil on julgeoleku kollaps, sest et julgeolek tähendab ju sellele seltskonnale ka ei midagi muud kui sõda. See kõik on nii küüniline, see kõik on nii alatu, see kõik on nii inimesi mõnitav, et ma ei saa aru, kuidas te saate üldse ausa näoga veel ringi käia ja rääkida mingist paremast Eestist või uuest põlvkonnast või ma ei tea veel mis luulud teil käivad peal. Et te olete ju Eesti rahvast ja Eesti riiki sõna otseses mõttes hävitamas. Kui ma istuks Kremlis, ma hõõruks käsi ja jalgu kokku, et paluks lisaaega. Eestis on valitsus täpselt läinud seda teed, mida meil vaja on. Omaenda rahva ässitanud omaenda riigi vastu. Ega Ligil on ju selles mõttes isegi õigus, kui ta ütleb, et kui te protestite, siis te protestite oma riigi vastu. Ei, me tegelikult ei protesti oma riigi vastu, me kõik tahame Eesti riiki. Me kõik tahame eestimeelset ja põhjamaist Eesti riiki, nagu te lubate. Ainult, et teist ei ole selle põhjamaise ega eestimeelse ega ausa ja korruptsioonivaba riigi tegijat. Et see on seda tragöödia. Jah, eks Mart Helmel on õigus, meil ei ole õigeid juhte,
meil ei ole õigeid juhte, kes mõtleks Eesti rahva peale, meil ei ole õigeid juhte, nagu vanasti öeldi Roomas, valitsejad, need on tarkuse sõbrad, filosoofid ja vaimuinimesed. No kas me leiame meie valitsuselt praegu tarkuse sõpru ehk tarku inimesi, filosoofe ja vaimuinimesi? Mulle tundub, et vist ei leia, aga võib-olla ma pole neid ka tähele pannud. Ja mis siis teha? Minu meelest on esimene kõige käega katsutavam võimalus olukorda Eestis kardinaalselt muuta, kui me jõuaksime otsusele, et me seekord e-valimisi ei tee ja vaataksime, mis tulemuse annavad tavalised sedeliga valimised. Praegu on viimase 15-20 aasta jooksul on pidevalt e-valimised olnud ja rahvas kahtleb neist, teadlased kahtlevad neist, aga muidugi peavoolumeedia ja meie valitsejad ei anna võimalust seda diskussiooni üles tõsta, aga kui poleks e-valimisi, ma arvan, et meil oleks eesotsas hoopis teised juhid, sest ega tarku inimesi ja vaimuinimesi Eestis veel puudus ei ole, neid on küll, aga neid ei lasta tribüünile või büünele, nende arvamust ei kuulata. Nii et e-valimised on saatanast ja kallis rahvas, pidage meeles, kui lähete valima, minge siis ikka samal päeval ja pabersedeliga. Ja nüüd läheme hoopis teise teema juurde, kuna meil on peavoolumeedia informeerib meid niimoodi, kuidas öelda, väikeste sõnumite kaupa, millest tavaliselt palju aru midagi ei saa, mis juhtunud on, siis ma tahan tuua välja ühe uudise, mis praegu on Euroopa ja maailma ajakirjanduses laialt levinud, aga Eesti uudistesse pole ta jõudnud, kuigi igaüks võib seda praegu lugeda nii inglise kui teistes keeltes, eesti keeles ma pole näinud YouTube'is, aga on see uudis üleval, nimelt Ukraina sõja kohta. Me räägime, Ukraina sõda kestab juba 5. aastat, et kas see sõda oleks võinud ära jääda ja millest ta sündis. Ja meil on tavaline lähenemine, venelased läksid 22. aastal, läksid Ukraina kallale ja kõik see on meil teada. Aga nüüd andis pikema intervjuu Fox Newsile, andis Victoria Nuland. See on naine, ma arvan, teleekraanilt on ta nägu ja kuulajale tuttav. Victoria Nuland andis intervjuu, tema on Ameerika diplomaat, naiste rahvas läheb, eks ju, ja tema nimetati 2013. aastal Euroopa ja Euraasia asjade abi riigisekretäriks Ameerika Ühendriikides. Ja tema hakkas arendama siis Euroopa suhteid, kaasa arvatud suhteid ka Ukrainaga. Ja nüüd ma tuletan meelde, paljud on näinud seda on kohutavalt palju kordi näidatud, neid kaadreid, kuidas üks naine käib, kilekott on käes ja jagab Maidani ülestõusu ajal 2014. aastal Ukraina tänavatel seal neid pirukaid ja komme ja küpsiseid rahvale ja naeratab ja toetab neid siis tänavale kogunenud protesteerijaid ja püssimehi. Ja nüüd ta andis oma intervjuu ja ta ütles niimoodi, tunnistas üles või ütleme, enam ei hoia seda vaka all. Ta ütles niimoodi, et kokkuleppe rahuks Venemaa ja Ukraina vahel oli olemas. See oli valmis kirjutatud, kuid see rahu kokkulepe, see oli 2002. aasta märtsis-aprillis sellega tegeldi. Kohe pärast sõja algust, kui Vene tankid läksid sinna Kiievi alla. Ja nüüd Nüüland siis tunnistab üles, ütleb, et jah, see kokkulepe oli olemas, seda on tunnistanud muide ka Ukraina parlamendisaadikud, kes asja juures viibisid, aga ja oli jäänud veel ainult saata parlamenti need dokumendid, see oli see Stambuli või Istanbuli kokkulepe, ajaloos on ta Istanbuli kokkuleppe nime all, ja oleks alla kirjutatud ja Ukraina oli nõus desarmeeruma ja loobuma tulevikus tuumarelvast ja nii edasi, mis seal olid kõik need nõuded ja kokkulepped ja see oleks olnud. Kuid Ameerika Ühendriigid ei tahtnud seda ja USA saboteeris, nagu ütleb Nuland, 22. aasta rahulepingud, mille Ukraina oli Venemaaga juba peaaegu allkirjastanud ja
Nülandi väitel oli USA tööriist endine Briti peaminister Boris Johnson, kes saadeti Ukrainasse ja andis sõnumi Zelenskile, et sõda tuleb jätkata, et sõda ei tohi ära jätta. Huvitav on see, et see Boris Johnson andis hiljaaegu, see mõni kuu tagasi, intervjuuga härra Luigele Eesti Ekspressis ja seal Luik küsis ka ta käest seda, et öeldakse, et Boris Johnson, et te olete selle rahulepingu põhjalaskja, siis Johnson ütles, et niisugust asja pole olnud. No nagu ikka meie ajakirjanduses ajakirjanik edasi asja ei uurinud, niimoodi jäigi, aga nüüd on siis täiesti Ameerika suurte diplomaatide tasemel tunnistatud, et Ameerika oli selle sõja jätkamisest huvitatud. Et selline teade lihtsalt võite vaadata YouTube'ist, ise lugeda, selle kohta on palju materjali, videot ja kõike seal. Aga ma lihtsalt mõtlesin, et võib-olla peaks ka Eesti rahvas sellest natukese teadma. Ja nüüd me tuleme sõja teemaga saate lõpuks tagasi ajalukku. Nimelt täna on meil siis Meelis 3. kuupäev, eks ju. Ja 6. augustil oli Hiroshima tuumapommi plahvatus, see oli USA lennuk, Enola Gay oli tema nimi ja see heitis Jaapanis Hiroshimale siis tuumapommi ja kohe hetkel hukkus 155 200 inimest. Pärast 9. augustil läks ka veel Nagasakile see pomm ja ma nüüd ei tea, see on juttu olnud, et see lendur läks hulluks pärast seda, kui teada sai, millise kuriteo ta oli korda saatnud, aga ma ei tea täpselt, peab vaatama, internetis on selle kohta ka kõvasti materjali. Kuulame hetkeks, ma otsisin välja, me ühes saatest aasta tagasi kasutasime, aga täna ma leidsin uue lõigu ühest uuest dokumentaalfilmist ja seal on siis, kuulame seda helipilti. See on dokumentaalfilmi helirada siis nii-öelda ja seal on lõik lenduri kõne, mis ta ütleb, et pomm langeb kohe 2 minuti pärast, siis on kuulda, kuidas Jaapani õhuvägi karjub seal ja püüab lennukile kahurites pihta saada, aga ei saa ja siis tuleb hiigelplahvatus ja lõpuks ma panin siia juurde ka veel Hiroshima ja Nagasaki mälestuskella helisemine, mis peab meenutama siis iga aasta augustikuus seda kohutavat sündmust, mille saatsid korda Ameerika Ühendriigi sõjaväelased. Kuulame siis Hiroshima mälestuseks seda helilõiku filmist. We are now 2 minutes to the bomb run. No fighters, no flak as yet. Hassha yoi! Yoi! Ute! Primary is no-go. 3 passes and the aim point still obscured. Flak's accurate for altitude and getting close. Navigator, plot course. Fire. Ja see oli siis ainult 81 aastat tagasi, nagu ma siin arvestasin, kui vaatasin. No loodame, kuigi oht on väga suur, loodame, et meie põlvkond ei peaks seda aatomisõda siis nägema või sellest mitte osa võtma, vaid selle ohvriks langema.
ja tunneme siis lõbu ja rõõmu sellest, et ilus suvi on väljas ja augustikuu on saabunud. Meelis, aitäh saate eest, sõnavabaduse eest Põlvas ja kuulame siis ühte augustikuu laulu. Neid väga palju ei ole, aga ühe ma leidsin, see on, sa tead isegi rohkem, see on Justamendi vana augustikuu laulu, mitte väga vana, aga siis see on Rein Lepiku uue esitus, kuulame siis seda. Ja aitäh, head raadiokuulajad, ja peame jälle sidet ja püüame ühtemoodi mõelda ja ühtemoodi elada. Võrkige sees mõtleb üks mees, lehti ei loeda veel. Ja siin on leevada ja suvele elada. Kaugel on kiirus, kaugel kõik muu, peab paitab mahetuul. Mõista mu keel, augustikuu, palun jää siia veel. Metsas ja soos maitsed kõik koos, ranna peal armulood. Sa räägid ennaga, nii tahangi elada. Kaugel on kiirus, kaugel kõik muu, peab paitab mahetuul. Mõista mu keel, augustikuu, palun jää siia veel. Na 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 neid langevaid tähtisel ööl. Ta soovib, et hoiaksid eemal kõik mured ja töö. Saaks nõnda, et tüli ja tõredus kaasa ei pea. Minema ta pea, kuigi siin on hea. Kaugel kõik muu, mõista mu keelt, augustikuu. Kaugel on kiirus, kaugel kõik muu, peab paitab